Tere kõigile, kes veel jõuavad kuulata mind. Mina olen Martti Palm, juhin ettevõtet nimega Projekta Balti, mis tegeleb siis puidutöötlusseadmete müügiga. Räägin natukene meie ettevõttest, kuidas me toimetame, mis meil toimub. Räägin natukene massiivpuidu töötlemisseadmetest, natukene ka siis mööblitöötlusseadmetest ja natuke tarkvarast. Kõigest põgusalt ja kiiresti üle, et siis te jõuate normaalsele äkki koju täna. Projekta Balti on siis Projekta Oy tütarettevõte. Projekta Oy asutati Soomes 1946 aastal ja Projekta Balti 1997 aastal Eestis. Et siis täna me oleme olnud Eesti turul üle 26 aastat saab see aasta. Koos Omagiga me oleme töötanud tegelikult juba Soomes üle 30 aasta. Projekta Balti eesmärk siis on tegelikult pakkuda mitte seadmeid, vaid lahendusi. Et samamoodi nagu siin enne ka räägiti, et oluliselt on lahendused, et kui te tulete meie juurde mingisuguse murega, mis on vaja ära lahendada, et meil on vaja teha sellist toodet, siis ei ole eesmärk pakkuda teile lihtsalt ühte pinki, et meil on vaja pakkuda teile lahendus, mis teeks selle optimaalselt ja kiiresti ära. Samamoodi me teeme teile kalkulatsioonid, kui kaua see võtab aeg, et te saate selle oma ärimudelis sisse joonistada ja vaadata, kes see teieks sobib. Meie meeskond 4 müügimeest, kellel kõigil on tootmiskogemus selja taga. Ise ma olen töötanud mööblidistlerina, aiamajades, Eestis Polefloris 5 aastat tehnoloogiajuhina. Ja viimased 7,5 aastat nüüd ma olen olnud Projekta Baltis, millest 4 esimest aastat ma tegelesin puhtalt tarkvarade ja tarkvara osakonnaga Eestis ja Soomes. Ja nüüd viimased 3 aastat siis seadmete müügi ja ettevõtte juhtimisega. Meeskonnas on meil täna 3 hooldustehnikut. Kõige pikema staažiga on meil Marko Tõlgo, paljud tõenäoliselt teavad, on juba 20 aastat meie firmas olnud järgmine aasta, mis on väga-väga pikk aeg ja see kogemuste baas on suur. Ülejäänud 2 tehnikut, üks on meil eelmist aastast ja teine poiss on meil juba üle 7 aasta samamoodi olnud, et meil on ikkagi väga pika kogemusega poisid. Lisaks me kasutame rotatsioonis ka Soome IT-tehnikut, et meil on kamba peale kokku 8, et Eesti poisid käivad seal, meie käime siin, nemad tulevad siia, et me saame koostööd teha niimoodi, et ka siin koroona ajal, kus kõigil oli probleem, kes ei kasuta, kellel ei ole pakkuda kohalikku tuge, siis meie saime Eesti ja Soome vahel ikkagi oma tehnikuid jagada, et kellel on rohkem mingit aega või kompetentsi mingis asjas, siis me saame neid asju jagada. Eraldi tarkvaraspetsialist, kes meil tegeleb CAD/CAM tarkvaraga, tema tuleb räägib 16 veebruar siin samamoodi nendest lahendustest täpsemalt ja Soomes on meil 2 poissi, kes ka tegelevad tarkvaradega ja seal me teeme samamoodi niisugust koostöövormi, et me tugevamad asjad ühel pool, teisel pool. Ja varuosade inimene on meil majas alati eraldi olemas, kes siis tegeleb teie tellimuste ja päringutega. Nii. Siin on ainult mõned kaubamärgid, mida me esindame. Et välja toodud, kõik teavad Altendorfi, enamusel täispuidus mööblitootmises Altendorf on kindlasti olemas, korral- ja äratõmbesüsteemid, Elumatek on meil alumiiniumis, Havsis on erinevad pumbad, Heesemanni lippingid, Homag loomulikult meie kõige suurem partner, mille gruppi kuulub ka Weinmanni majatootmisliinid. Siis me täna räägime põgusalt veel Wintersteigerist, ja siin ei ole välja toodud, aga tegelikult ka Marinusest. Ja kui me räägime spindlite remondist, siis tegelikult lisaks Homagi enda spindli remondile või siis mõnel teisel, mida me siin esindame, on meil niisugune partner Saksast nagu HS Drive, kes tegeleb puhtalt spindlite remondi taastamise ja siis ka kasutatud spindlite müügiga. Et see ei tähenda seda, et me saame kasutada ainult Homagi pinkide spindleid, vaid me võime ka saata BS ja SM, kelle iganes spindleid sinna remonti. Saame sealt väga professionaalse teenuse ja korralikult kiire tagasisidega selle edasi toimetada. Nii, Altendorfist ma väga pikalt rääkima ei hakka, et enamus teavad, mis on Altendorfi saed. Et oluline asi, mida ma tahaksin rääkida, on see, kui me räägime ohutusest ja kõigest muust, siis on meil Altendorfi uus lahendus Handcard, ehk siis enam me ei pea näppe maha lõikama, eks ole, et hobi pärast või siis kogemata. Ja kui me kasutame oma kaitsetehnikaid ja ilusti kaitsekatteid, siis ei tohiks neid õnnetusi enam juhtuda. Et ma arvan, see Eestis võiks olla esimeses järgus teema koolidele, suurematele tööstustele, kes nagu peavad rohkem lugu ja kellel on paremini välja kirjutatud ohutusjuhendid. Et ma võtsin ka siia väikse juhendi või väikse video selle kohta.
Kas sul arvuti mute peal? Tauno, kas me saame siit heli ka? Inimestel mõnus on vaadata lihtsalt. Vaik see oli. Tohib küsida juurde ka. Kas see on midagi sarnast nagu on SoStop tehnoloogia? Tegelikult on 3 tehnoloogiat. SoStop, siis on Belderi tehnoloogia ja siis on nüüd see tehnoloogia. Need on täiesti erinevad tehnoloogiad. See, kuidas see süsteem töötab, me näeme seal üleval, on 2 kaamerat. Ja see tegelikult sisse on filmitud üle 80 000 erineva käe ja me tunneme ära selle käe seal enne, kui ta jõuab saeni, siis tehakse see tuvastus, et käsi tuleb siia, siis see pink jääb saeketast, läheb alla. Nüüd, mis on põhiline vahe teistega, et mitte magnet ei tõmba seda alla, vaid me laseme magneti lahti ja me laseme servoga seal alla, mootoriga. Ehk siis meie taastumine on oluliselt kiirem, et meil saeketast tuleb kuskil 30 sekundi pärast uuesti ülesse. Me ei riku kuskilt midagi ära korpusest, et me teeme show'l, teeme 300-400 sihukest allalaskmist, meil ei ole vaja pinki kogu aeg välja vahetada. Et see on puhas, tegelikult on see kaamerasüsteem, sest need teised süsteemid, sa pead ikkagi näpuga pihta minema või kuidagi teistmoodi ikkagi ennast kergelt vigastama, et see asi töötaks. On selle kohta veel küsimusi? Nii, siis hüppame edasi. Wintersteiger on nüüd täismassiivpuidu töötlemise seadmetega tegelev ettevõte, kes toodab lintsaage, raamsaage ja termopahteldussseadmeid. Põgusalt puudutame seda teemat, sest nendest pinkidest väga palju Eestis ei tea. Ehk siis on lintsaed. Lint käib niipidi, eks ole, ja me saame sellega lõigata 1,1 saeteega väga kõrge kvaliteediga lamelli. Ehk siin peal on praegu 2 mm lamell, mis on lastud läbi sellest saest. Su väljatulek on kõrgem, teiselt poolt me teeme nii puhta lõike siia, et tegelikult see detail ei lähe enne lihvimisse, ta läheb otse liimitusse. Sa võid lasta ühe siit poolt käima või teise siit poolt vaatamiseks. Ja, sa paned ühe nii-öelda plangu sisse ja siis sa hakkad teda laskma läbi. Siis kas sul on jadas mitu pinki või sa ta toota tagasi, lased järgmise kihi jälle maha? See eeldab, et sul on juba siis riskülikukujuline toorik, eks ole. Siin me saame rääkida ka sellest, et meil ei pea olema väga täpne see toorik, et ta võib ka lainetada, et ta ei pea olema poomkant alati ära lõigatud. Järgmine toode on termopahtelduus ja nendest Eestis tõenäoliselt on veel vähem räägitud, et on niisugused. Seda tehakse enamus ettevõtetes käsitsi, et kui ma olen käinud Tiksoja, Shelven, kes iganes need tegelevad siin pehmepuidu või kõvapuiduga, vahet ei ole, siis pahteldamine alati käib niimoodi, et on 10 inimest kuskil töösektsioonis, kes kuuma need püstolid on käes, lastakse täis, jahutatakse metallklotsiga ja siis lõigatakse noaga ära. See protsess on päris pikk. Ma kohe näitan teile videot, et siis te saate aru, kuidas see süsteem käib ilma, siin ei ole nüüd inimese käsi kordagi sekund. Sina oled näinud seda juba? Nii. See on nüüd kõige lihtsam masin, meil on täis automaatseid lahendusi selleks, aga see on nüüd siuke. Ta ei ole võib-olla CNC, aga ta on siis NC kontrollitud masin. Me paneme, siin on laserkiir, mille järgi me paneme ta paika, pedaali vajutus ja me laseme selle täis jahutusklots on terve seesama pind siin samal ajal ja meil ei teki seda kuhja kunagi siia peale. Värvitoone sellele pahtlile on terve rallkaardi ulatuses, neid on erinevate temperatuuridega vastavalt sellele, mida on vaja, need on ülevärvitavad. Täna on rohkem ökoloogilisi toone juba olemas. Et need võimalused on päris laiad, et siin täispuit kilpide puhul, võib-olla spooni puhul, kes tahab kasutada. On küsimusi Wintersteigeri toodete kohta. Kõige lihtsam pink, siis me hakkame rääkima seal kuskil täna kas 60 000 kuskil sinna kanti. Aga kui sa arvestad seda, et me oleme seda kalkulatsiooni mõnedega ju teinud juba, et me suudame asendada tegelikult, sa tead seda ise, kuskil 10 inimesest, ma arvan, jämedalt 50% inimesi ühe pingiga tegelikult. No võtame tagasihoidlikult, et siis lihtsalt on inimene, kes peab neid auke võib-olla natukene laiendama, ette lõikama, kui on vaja.
ja siis üks inimene selle pingi taga teeb selle töö oluliselt kiiremini ja kvaliteetsemalt ära, sest teistpidi käsitsi tehes tihtipeale, mis juhtub, on see, et te kasutate seda vale temperatuuriga, teil jäävad õhumullid sisse, sest see klots, mida te kasutate, see ei jahtu nii palju maha, see peab olema korralik metallklots, mida te kasutate seda, eks. Ja siis on see lõikamine, siis sa lõikad sinna jälle kildu sisse ja siis hakkad seda üle pahteldama. Et ta teeb kindlasti selle protsessi kontrollitumaks, kvaliteetsemaks ja oluliselt kiiremaks. Ja sa liftlindi pealt hoiad ka lõpuks kokku, sest sa oled oluliselt tasapindsemalt selle ära teinud. Et ma jätsin ka sinna teise tuppa mõned kataloogid välja, et kellel on huvi, siis võtke meiega julgelt ühendust ja võime selle. Meil on endal showroomis olemas Tallinnas see pink, et kellel on huvi, siis me võime ka tulete kohale, teeme mõned testtükid, saate proovida. Ja samamoodi Altendorfi handcard masin on meil ilusti olemas showroomis, et siiamaani on kõik näpud alles. Homme lähen proovin uuesti, siis vaatame. Enne igat neljapäeva. Nii, siis on meil Marinus. Marinus on niisugune väiksem Hollandi ettevõte, aga nendel on hästi huvitav toode. Ehk siis ristpuidu töötlemise suudame teha sõrmjätku. Kui tavaline sõrmjätk jääb tavaliselt pealt näha, eks ole, siis siin me teeme selle tappimise hoopis teistpidi. Ehk siis pealt on meil ainult üks sirgejoon, meil ei ole kunagi hambaid siin sees. Et see on täiesti teine tehnoloogia, kuidas tehakse, see on läbijooksuga pink. See toode tuli turule nüüd eelmise aasta suvel. Et ma selle kohta näitan teile ka parem videot, et see annab teile parem ettekujutus asjast. Ehk siin on eeljärkamine olemas, kvaliteedi järkamise saate ära teha ja kohe tuleb siis ka tappimine otsa pluss liimitus. Et see on täiesti eritehnoloogia, kui te näete, lõpus käib siuke väike liigutus, see on puhas liimitus sükeliselt. Ja ainult purliimiga. Muud lahendust nad üldse ei ehita, ma ei hakka ainult purliimiga, sest sellega saab panna õhukese kihi. Ehk siis tänapäeva maailmas, kus meil see materjal on niikuinii siuke kalliks läinud ja teda on vähem saada, siis tegelikult siukesed kohad nagu pahteldamine, kus me saame pinna kvaliteedi paremaks, eks ole, võib-olla me ei saa A-klassi enam kätte, pluss siis lühemat materjali pikemaks teha. Et siuksed seadmed tegelikult on olulised, et siin on meil võimas töödelda ka oluliselt paksemat materjali. Huvitav asi, mida ma selle koha peal nägin, oli see, et nad ka tegelikult OSP plaatid jätkavad niimoodi. OSP ribade jätkamine samamoodi. Ja päris lõpus on veel pikkusesse järkamine, et saate katkematut pikkus teha või siis teete lõpp-pikkusest detailselt välja. Küsimusi? Kahjuks ei ole. Aga see on Hollandi showroomis olemas, et alati lähme hea meelega Amsterdami. Nii, ja siis me jõuame Homagi juurde. Ehk siis Homagi on üks suurimaid puidutöötlemisseadmete valmistajaid Euroopas, tõenäoliselt üle maailma tegelikult on. Ja sinna kuulub üle 15 tehase üle maailma, kus toodetakse erinevad Homagi seadmeid. Et Euroopas enim on meil Poola, Saksamaa, Hispaania tehased, Indias ja Hiinas, Ameerikas ja mujal mandritel on kohalikud tehased sellele veel lisaks, et jõuaks ära toota need asjad. Nii, nüüd on meil vaja läbi käia ainult see osa, et ma arvan, et meil on piisavalt aega hommikuni. Hommikuni on ikka. Okei, nii hulluks ei lähe, et ma kiirelt põgusalt seletan ära. Automaatlaod on meil kindlasti üks osa, mis on täna rohkem ja rohkem Eestis teema. Keskmistel mööbliettevõtetel. Siis on meil saed, eks ole. Enam levinud on rohkem see piirkond siin Eestis, mida seda tüüpi saed, et edasi tulevad robotsaed juba. Ja siis on suuremad saed, siis on rasterlauaga pingid, millest juba hommikul oli päris palju juttu. Siis me räägime kandipinkidest. Kandipinkideni me täna väga palju ei jõua, et me seda fookusesse ei võtnud. Ma pigem räägin teile paar uudistoodet, et siis see läheb nagu lõbusamalt. Kahepoolsed tapipingid, siin on igasugused buffer-süsteemid, automatiseerimine, robotid, tagastusliinid. Siis on meil CNC portfellis on väga palju erinevaid lahendusi.
me räägime siin samamoodi 2 sõitva lauaga pinkidest, aknakeskustest, tavalised CNC pingid vaakumtaldadega, rasterlauaga pingid on siin eraldi välja toodud. Siis on vertikaalsed puurpingid tooteklassis, siin on täisautomaatliinipingid juba, pressipingid, täiesti papi lõikamispingid, sulgemispingid, Weinmanni majatehase liinid, kus saab teha moodulelemente ja samamoodi siis mida nagu Hundegeri pink, millega saab teha siis talasid, otsatappe, sisselõikeid, muid elemente. Eraldi nüüd, mis tuleb Omagisse sisse, on System TM, mis kuulub täna tegelikult juba suures osas Omagile ja see tuleb ka, ehk siis järkamisliinid, sõrmjätkuliinid ja muud seadmed seal juures. Ja Kaldasoe pressid on nüüd Omagi portfellis ja siis on meil tarkvara portfell. Nii et see pilt on päris suure kirju. Nii, ehk siis aknatöötlemiskeskused, kui te enne näitasite seda Vaini-kliini, kus oli ka tagant, oli siis tõenäoliselt mahasööduga, siis Omagi eripära on selles, et me siit söödame need detailid sisse, see tegelikult CNC-pink on nüüd terves osa, et täna me ei räägi sellest, et see osa on CNC-pink. Tegelikult me juhime kogu seda protsessi, et meil on täiesti sõltumatult liikuvad käpad, siin positsioneerimisvõimalused, saame panna 2 detaili kõrvuti, ehk siit alt me söödame detailid sisse ja siit ülevalt nad tulevad operaatoril tagasi, et meil ei ole vaja siia taha olulist pikemat pinda kui see, et me saame lihtsalt edasi-tagasi sisse välja liikuda. Ja neid pinke tegelikult oma grupis on toodetud kindlasti juba paarkümmend aastat, aga sellest võib-olla ei ole liiga palju räägitud, et see kindlasti. Täna on see huvitav teema, et meil on väga palju huvilisi sellel ja kuskil me suudame toota selle pingiga kõrgema konfiguratsiooniga kuskil 50-60 avatäidet vahetuses. Siis on meil konsoollauaga pingid, millest päeval oli päris palju juttu juba. Nii, siin on eraldi näidatud lihtsalt on uksedetailid, aknadetailid kui ka siis plaatmööbli töötlemine. Et see seeria, me räägime P ja E seeriast, mis tähendab seda, P-seerias on meil enamus pingid on siis 4-5 teljelised, ka 3 teljelist saab koos puurblokki ja nii edasi. Ja E-seeria pingid on siis need, kus me saame ka kantida, kantimisüksused. Siin korraks juhiks tähelepanu sellele, et hommikupool rääkisime sellistest pinkidest, aga võib-olla unustasin mainida, et seal me rääkisime põhiliselt vaakumpatjadest, aga on ka erinevad need haaratsid just spetsiaalselt pigem selliste toodete tootmiseks, mis võtavad ülevalt ja alt suruvata sinna vahele. Just. Ja siin juures on ka loomulikult on täiesti erinevad kinnitusmeetodid ja funktsionaalsused, kuidas neid asju positsioneeritakse töölaua peale. Et üks lahendus on jah see, et me kasutame täisautomaatset töölauda, kus siis mootoritega sõidavad need asjad paika. Teine variant on see, et me näitame LED-idega pingi külje pealt ja eest, et kuhu tuleb täpselt vaakumpadi panna. Ja kolmanda lahendus, kõige lihtsam on see, et on mõõdulint seal peal ja antakse lihtsalt informatsioon, kuidas need detailid peale käivad. Ja loomulikult on lahendused siis laseriga, me saame ka kuvada ülevalt alla, eks ole, kus need padjapositsioonid, detailipositsioonid on, kui on erikujud. Kas preestingidel kaamera lahendus ei ole? Mille jaoks? Et programmis kaamera järgi ütleb, et näed, ta on nüüd siin, mitte tihti sulle kiitled kohta, kus seda asetab, vaid et see kaamera järgi oskad masinale öelda, et ta on seal. Selle kus küsin, et laseritel on see tehnoloogia kui kümneid aastaid. No jah, aga ütleme niimoodi, et üldiselt seal on alati võimalus positsioneerida nulli. Kas sa tõmbad siia punktidesse, sa paned ta paika. On eraldi seadeldised olemas, mis tulevad ka spindlist või siis kõrvalt eraldi ja kontrollivad, et need nullid on siin päriselt olemas. Kui detail on kergelt viltu, mingi tolerantsiga, ma peast ei ütle, mitu millimeetrit see on, siis see programm kompenseerib ennast. Aga see ei toimu kaameraga? Ei, see ei toimu kaameraga. Ta on ikkagi, sa saad ise määrata, mitut punkti sa mõõdad. Et kaameratehnoloogia sellises kohas me peame nagu aru saama sellest, et mida kaamera vajab, on väga hea valgustus. Mis tähendab seda, et see pink, kui ta peegeldab sulle sealt töölaualt vastu alumiiniumi, sul tekivad seal ebakõlad, materjali värvused hakkad sul piiranguid panema. Et sul on seal ja valgusneelduvus üldse, kui mis valgustusid sa seal peal kasutad, et sul see kaamera suudaks tuvastada midagi. Ja tolm just, tahtsin ka sinna juurde. Laseritel on peegeldamine samamoodi laser on ainult üks kindel valguseni. Kaamera püüab kogu seda kaamera, sellepärast kui me skänneriteski räägime, siis läbijooksu skänneritel need kaamerasüsteemid, lasersüsteemid on 2 väga erinevat asja, sest kaameral on vaja kontrollitud keskkonda. Sa ei saa panna muud moodi seda, et tal on lisaks täiendavad oma valguselemendid, mis sinna alati pannakse juurde. Ja sellises vabaõhu keskkonnas
on väga ebatõenäoline, et see kvaliteetselt töötab. Ja rõhutan siin seda ka, et tõenäoliselt, kui me räägime laseri töötlusest, me räägime kahedimensioonilisest töötlusest, sa lähed läbi materjali alati. Siin programmeerimine, kuidas terad liiguvad, mis iganes, see tõenäoliselt nõuab hoopis teistsugust täpsust detaili positsioneerimisel. Jah, tõenäoliselt kaameraga teda paika ei saa, sest su päris nurk läheb kaugele, sest see pingi kõrgus siin on üle 2 meetri, et sa pead juba näitama ülevalt alla üle meetrit see positsioneerimine, kõik need asjad, et tõenäoliselt mingid tehnoloogiad, ma ei tea, millal nad tulevad, et kõik asjad arenevad kogu aeg, aga täna sellist võimalust ei ole. Nii, N-klassi seire pingid ehk siis rasterlauaga. Sa rääkisid ka sellest, et tehakse trepidetaile selle peal. Selle puhul ma ütlen üks miinus, mis võib olla, kui sa teed trepidetaile siuksel laual, on see, et sul tuleb sealt metsikult tolmu ja lõike jääke, et ma ei kujuta ette, kuidas sa seda pinki puhastad. Ma ei tea, kuidas see kogemus välja näeb. Tundub, et nemad saavad hakkama loomulikult survõhuga valdavas enamuses puhastatakse. Sest see laastokogus on tegelikult päris suur, kui me teeme täispuitelemente, sest kui me vaatame neid konsoollauaga pinke, siin all on meil alati vann, kuhu need asjad kukuvad, pluss transportöör, lint veel, eks ole, siis padjatehnoloogiatest veel rääkides, siis samamoodi nagu sa enne rääkisid, et on võimalik detailid lahku sõidutada, siis samamoodi ka sellistel konsoollaua pinkidel täis automaatse lauaga on see võimalus olemas, et me teeme lõike vahelt ära ja me sõidame padjad laiali. Et neid samu tehnoloogiaid saab kasutada ka sellistel pinkidel. Tänapäeval on see pigem standard, ütleme nii, et mõned aastad tagasi oli veel see, et need vaakumpadjad sõitsid küll sulle nii-öelda programmeeritud asukohta, aga nad hiljem ei suutnud neid koos eraldada, aga nüüd on see pigem ei ole, ta on ikkagi selline erivajadus, et see sektor, kellel seda päriselt vaja on, ei ole nii suur, see on trepitootjad ja võib-olla mõned veel on ju, aga üldiselt mööblis, ukses, aknas sul tavas seda funktsiooni vaja ei ole, et see ongi väga spetsiifiline asi. Nii. Siis on meil V-seeria, mis on vertikaalpuurpingid, freespingid, tõenäoliselt mööblitootjate jaoks üks huvitavamaid seeriaid, näiteks kui me võtame Baltest mööbli, kes on tegelikult üks suurimaid Eesti köögimööblitootjaid, eks ole, siis nemad kasutavad samamoodi seda tüüpi seadet, neid on neil 2 tänaseks, pluss üks lapilaugu pink juba, mis on ka samamoodi läbi aja tulnud, et paljud ettevõtted, kes alustavad, siis nad alustavad kuskilt selle pingiga, selle seeriaga. Eks, on ta siis meie oma, kellegi teise oma, aga see seeria on see, mis tavaliselt tuleb peale formaatsaagi ja kandimasinat, kui me räägime CNC maailmas, siis mööblitootjaks täna see on niisugune kõige tõenäoliselt taskukohasem ja mõistlikum investeering, et oma järgmist etappi ellu viima hakata. See lahendab ära kõik su puurimisprobleemid, mida sa tavaliselt töölaual siis Makita või mingi fikseeritud pingiga tavaliselt teed. Et see teeb su protsessid oluliselt kiiremaks, kontrollitumaks ja sinna juurde siis tuleb juba eraldi räägitakse siin järgmistel päevadel CAD/CAM tarkvaradest, mis aitavad seda asja kõiki juhtida. Ja just, et selliseid pinke on tihtipeale CAD/CAM tarkvaraga algajal natuke lihtsam juhtida, kui me räägime väga mitme teljega suurtest alapinkidest asjadest, et mulle tundub, et need pingid on just seesama, nagu sa ütlesid, hea samm, millega kähku hakata raha teenima. Olen, mida sa teha tahad, sest päeva lõpuks küsimus on selles, et kui me võtame CAD/CAM tarkvara, siis see peab see kõik ära tegema, ma ei pea seal all enam hakkama muretsema selle pärast, et kui keeruline mul seda teha on. See on juba üleval poiste ära lahendada, et see oleks tehtud. Aga see tähendab jah, et sul on kompetentsi sinna üleskorrusel rohkem vaja. No nii on. Lihtsalt neid ettevõtteid ei ole Eestis väga palju, kellel seda asja vaja on. Et see tuli rohkem päevakorda jälle tagasi eelmine aasta, kus puidu hinnad läksid üles ja puidu kättesaadavust läks alla. Ehk siis A-kvaliteediga materjali, tamme ja kõike muud siin kogu aeg kasutada. Kliendid seda nõuavad, aga see turg hakkab mingis hetkes muutuma. Et tulevad need rustikud ja natural kvaliteediga materjalid rohkem mängu, sest lihtsalt ei ole seda A-klassi võtta, see läheb lihtsalt nii kalliks. Lõppkliendil samamoodi. Nüüd tuleb lõppkliendile probleem on selles, et sa võid selle nii-öelda tootjale maha müüa, aga kui ostja seda ära ei osta, siis ei ole sellest mitte mingit kasu. Me peame sellest aru saama, et ma võin seda juttu rääkida siin kõikidele tootjatele, ma ei tea, 10 päeva, et see ilgelt tasub teil ära, aga kui selle ostjat ei ole, kes selle toote pärast ära ostab, siis ei ole sellest mitte mingit kasu.
Tagasi korraks nende pinkide juurde, et selliseid vertikaalpinke, ma nüüd küsin sinu asjast, ma ei tea sellest nii palju. Ma tean seda, et ma olen näinud mingisuguseid, kuidas ma ütlen, vertikaalpinke, mis on sarnase tüüvelduskeskuse või puurkeskuse põhimõttel, on ka mugandatud mingid spetsiifiliste toodete tegemiseks, nagu mingi uksetööstuses näiteks. Seesama pink. See on nüüd kõige uuem mudel sellest pingist, jälle üks natukene treilerit lihtsam. Kui ma teile lihtsalt räägin, siis te pildi pealt usute ka. Et sellega on samamoodi võimalik toota erinevat kilpmööblit, siin on võimalik sisse panna juba erinevad agregaadid, erineva suurusega freesid. Oma klameksite kõikide asjadega saate siin maha, et siin on näha, et agregaadid on tegelikult ka nurgal juba, et päris suured agregaadid saab pinki sisse panna. Klameks on väga popp kuidagi viimasel ajal. Lõpuks ometi mõtleks selle peale. Nagu moodsal ajal kohane, siis on meil ka ilusti olemas kõik sellised LED-tulekest, mis annavad märku, kuhu sa selle tööriista tegelikult panem pead, et see eksimisvõimalus kaob kohe ära, et samamoodi detaili sisse panemiseks on sul olemas abivahendid, mis näitavad, kui suur see detail olema peab, kui sa valepidi paned, lähevad sul tuled punaseks, et see on lihtsalt aitab sul aru saada, et ta on lõpuks ikkagi valgusfoor, aga inimene peab ikkagi siis aru saama, et ta sõidab rohelisega. See on nüüd uksetehed. Aga loomulikult ega ukselehti, siseuksi tõenäoliselt sa teed siin välikuksi, sa ei tee, sest nad suured rasked lõpuks, tuleb mingid piirangud peale ja tõenäoliselt sa ei tee hommikust õhtuni uksi sellise pingiga. Ja kui sul ongi sihuke, teed natukene kõike, enamus on ikkagi, kui me mööblit vaatame, siis ta lõpuks on ikkagi kuubik, eks ole, sinna ümber on siis kumerad detailid ja mõned uksed ja mõned teised sisekujunduselemendid juurde, et siis see pink annab selle paindlikkuse. Seal on konfiguratsiooni küsimused jälle, et ma väga raske niimoodi öelda, et siin tuleks vaadata ikkagi, mis need konfiguratsioon täpselt on, kui suurt puurblokki on vaja, millist freesi sul on vaja, kas sul on freesi vaja 60+. Ja sa võid hea konfiguratsiooniga korralikud pingid kasutatuna, väga vanad juba, võivad ka maksta 60+. Selles suhtes, et see väga sõltub. Jah, et see on väga siuke hinnanguline, ta võib olla seal 60-80 vahel, et see kõik väga oleneb sellest. See on väga siuke huvitav arusaam asjast, sest maailmas ükski teine asi ei kuku. Ma just pigem tahaks öelda, et ma olen jälginud ka sarnaseid pinke ja mina julgen öelda, et sellist tüüpi pinkide hind viimase 3 aastaga on meeletult tõusnud. Kõikide asjade hinnad on tõusnud viimastel aastatel ja lootus, et need hinnad alla tagasi lähevad. Hea küll, meil lähevad mingid toormed lähevad alla, aga mis meil kogu aeg oluliselt kallimaks läheb, on inimene. Sest kõikides tootmistes töötab lõpuks ka inimene, eks ole, et me päris niimoodi ei ole, et kui me näeme, et metallid, et me päris ei ole kütusemüüja, et nüüd nafta toorhind läks natukene alla, siis me saame hinnad kukuvad kõik alla, et tegelikult ei lähe. Teema mõtlen rohkem selle lisaväärtuse osas, et omal me esimesed kokku puutud eri seadmetele mingisuguste omavaheliste trailerite tootmine, trailer maksis nagu ulmelist hinda täna, nagu need trailerid kaasas, eks ju, et ütleme, just muud asjad, et ma pakun, et ikkagi tootmise oma hinnas ja tema versus tema võimekus, et nende hind tegelikult kogu aeg muutub ostjale kättesaadavamaks ja tarbimisjaatus suuremaks, millest toodetesse teha saab. No jah, ütleme, eks siin on küsimus sellest, kui palju see toodangut teed, et ütleme, sellised pingid esimese aastaga tavaliselt ennast tasuvad ära. See on see tagasiside, mida mina olen ka saanud oma klientidelt, et rahaliselt nad suudavad teha oluliselt rohkem. Aga kui sul stardikapitali ei ole, siis ongi keeruline. Et teine asi, mida meie teeme, me töötame koos Nordvara liisinguga, kes aitab siis samamoodi, kasutab Citadelli ja Holmi ja natukene riskantsemalt aitab, võtab ikkagi kliendid vastu ja me leiame tavaliselt lahenduse, et kuidas nad selle finantseeringu sinna taha saavad. Ütleme, et Eestis täna, kui on olemas läbimõeldud idee, siis tegelikult rahastusel taha ei jää, et see on 10 varianti, kuidas rahastust leida hinda pikka ajaliselt, et see on täna üsna fakt juba, eriti tootmises tööstuseks. Et üks asi, mille sa saad, loomulikult sa saad kiiremad protsessid, kui sa kasutad seda tüüpi pinki. Teine asi on see, et need protsessid, mida sa teed, need on kvaliteetsed, eks ole, need puurimistäpsused, asjad on hoopis midagi muud.
sa saad uuesti toota, siis sa tead, et need asjad on alati samasugused ja lisaks sellele sul jääb tegelikult endal aeg üle. Et kui me räägime ka, meil on väga palju öelda Eestis, ei olegi väga palju, omajagu ettevõtted, kus on garaažifirmad, 1 mehe firmad, 1-2 meest, kes kasutavad täpselt samasuguseid pinke, puhtalt sellepärast, et nad saavad tegeleda paigalduse, müügi ja teiste protsessidega, et nad saavad teha sammu edasi, sest muidu nad on kogu aeg selle pingi taga kinni. Nad ei jõua sealt kunagi välja. Aga see pink seisab tal 3 päeva nädalas. Aga ta ei nuta selle pärast, sest ta teab, et ta tegeleb kasulikema asjadega. No ükskõik, aga sa pead ka tööd tuppa tooma. Jah, loomulikult, aga kui sa saad majas sees teha kõik operatsioonid juba valmis, väljalõiked, asjad, sa saad teha kvaliteetselt ära, sul paigaldusprotsess läheb iseenesest ka kiiremaks. See teeb ütles, et ta teeb iga kuu üksi ja paigaldab ära 5 kööki. Projekteerib, võtab mõttud, projekteerib, toodab ja paneb üles ja rohkem tal ei ole vaja. Ja, aga... Vabadus, tal on rahad, on kõik olemas. Jah, aga kogu see projekti juhtimine, kliendi, ma arvan, et kõik saavad aru, et see kliendist kuni pingini, see on see protsess, mis kõige rohkem aega võtab ja see ei võta 1 kuu. Et ta töötab seda ühte klienti seal mitmeid kuid tegelikult, et saada see tellimus kätte lõpuks. Aga selleks on aega vaja. Kui sa istud seal oma akutrelliga, siis sa ei jõua sinna. Mul on väga hea meel, et sa sellest rääkisid, see on täpselt asi, kuhu ma oleks täpselt samamoodi jõudnud, et on mehi, nagu sa ütlesid, garaaž, väike töökoda, selliseid pinke täis, omavahel hästi suhtlevaid pinke täis ja nad toidavad ära need pingiliisingud, endale jääb ka raha, töökoja rendi maksavad veel kinni ja tulevad toimu. Ja neid on 1 või 2 tükki meest. Ja sul on palju odavam seisma jätta pinke, kui jätta hoonetäis inimesi. No nii on. Koroonad järgid, et kriisid tulevad ja kas elu ei muutu väga stabiilselt. See on üks viis, kuidas stabiliseerida ka seda muutuvat elu enne äriklaasas mõttes. Et kui me vaatame ka selliste pinkide mõõte, siis see on nüüd natukene suurem mölakas, see, mida me videolt just vaatasime. Et see võtab ära kuskil 11 ruutmeetrit põrandapinda. Siis need väiksemad versioonid võtavad 5 ruutmeetrit. See on olemata kogus põrandapinda tegelikult, mis selle pingi alla kinni läheb. Ja lisaks teine asi on see, et kui sa võrdled selliste pinkide kogu kõrgust, siis väga paljud puidutööstused on vanades lautades, kus tavaliselt alapinge aspiratsiooni mahu enam lakk ära sul. Aspiratsioon on juba teine teema, jah, et need pingid nüüd, see oleneb, mis sa teed, sellega vajab natukene suurem professionaalselt äratõmmet. Need väiksemad pingid tegelikult piisab tavalist kohta äratõmbest, et sellega saab hakkama. Lihtsalt peab olema natukene võimsam, aga ta ei pea olema tööstuslik päris. No, nad on ka tööstuslikud, aga me ei räägi nüüd õues suurest aspiratsioonifiltrist ja sellistest asjadest. Ma just pean silmas seda, et alapinkide peatelje kohal olevate voolikute, aspiratsioonivoolikute kõrgus läheb tihti nii paljuks, et need vanad laudad, kus hästi paljud puidutööstused on, sinna ta ei mahu, sellised pingid kõrguses mahuvad sellistesse kohtadesse palju paremini. Ja selle pingi eelis muidugi energiatõhususe poole pealt on ka see, et see on käppade süsteemiga pink, see tähendab seda, et meil ei ole ühtegi vaakumpumpa. 5 ruutmeetrit, et palju selle funktsionaalsuseks, kui teha seda käsimeetrit, et palju seda ruute vaja, oskad seda Disleri töölaud on palju 2x1 tavaliselt vähemalt, mida nad kasutavad selleks, et oma detaile seal. Pluss siis aluse koht, see tuleb niikuinii juurde, aga siis, ma ei tea, 2x1 on sul... Eks ole, sa pead seal liikuma natukene ja kõrgusest ega sul väga palju vähem vaja, alles tõstad selle detaili püsti ka. Võib-olla ruumi mõttes ta ilmselt väga palju võitu ei anna. Nõus. Palju jõuab Dislerile laua taga ära teha see. Ja kui me hakkame võrdlema tegelikult, kus see ajalugu tuleb, siis me võrdleme ikkagi seda, et enne vertikaalpinki me rääkisime puhtalt nendest pinkidest, eks ole. Et võrreldes ruutmeetritega, mis need pingid vajavad, on hoopis midagi muud. Ja loomulikult need pingid võtavad natukene veel rohkem ruumi, sest nende laua sügavus on oluliselt suurem, sest need töötavad täisplaati. Ja sekundeerin siia juurde veel, et kui sul on Disler pink, siis me ei räägi ainult Disler pingist ja selle ümber olevast meetrist, vaid kogu sellest ruumi seinad on riputatud tööriistu täis ümber selle laua, et kui sa need tööriistada ruumi ka veel arvesse võtad, siis see võib olla parasjagu kompaktne diil tegelikult. See on juurde, et sellele on vaja projekteerida. Sellega on ka niimoodi, et osad, kes alustavad, nad kasutavad pingi enda programmi Woodwopi, mis on parameetriline süsteem tegelikult, et kui sa teedki näiteks lihtsamaid kööke või mingeid niisuguseid
elemente, sa saad programmeerida selle muutujatega ära, kui su detailimõõt nüüd muutub, siis sul need augud jooksevad ikkagi paika. Et sul on see süsteem olemas, aga loomulikult on mingil hetkel on see vajadus minna välise CAD-CAM tarkvara peale, kui sa tahad teha seda järgmist sammu, kus sa saad ka kliendile midagi presenteerida, sest muidu sa teed ikkagi seda topelttööd. Sa teed ühe korra joonise seal valmis ja siis sa lähed teed oma peast selle joonis uuesti pingis valmis, kus on veamoment juba sees. Äriliselt jälle, eks see kui väike kord, et täna presenteerivad üldised paberid, ja suudab kohe presenteerida või enam mingisugust 3 mõõtamist ja saab tõmmata juba käsud siia, siis see on suur samm. See on võit ja sellel teine pool ongi see müügis aspekt ka, et sul on võimalus suurem tõenäosus see klient kätte saada, kui sa suudad näidata midagi enamat kui paberi peal sirgeldusi. Just, ja ma järgmistes päevades me see päev ei mahtunud enam siia, räägime ka erinevatest võimalustest pinki juhtida, üleüldiselt, kuidas paberi peal erinevalt jõuab informatsioon pinki, et sellist pinki juhtida. Ma natukene, ma panen siit edasi, ma kerge sissejuhatuse siia maailma teen, et Minge, väga hea. Aega meil on vähe, aga ma põgusalt räägin siit erinevatest asjadest, mis omagi enda portfelli täna kuulub ja mis annab võib-olla natukene aimu sellest maailma, kuidas see asi võiks käia. Et alati esimene ots on see, kuidas me tellimust teeme, et tegelikult enne seda siin kuskil üleval tõenäoliselt on suurematel keskmistel firmadel ERP-süsteem, mis on siis sõltumata kogu sellest protsessist. Et siin me alustame ikkagi sellest, kus me projekteerime nüüd selle toote valmis, on see siis SmartBot, Cabinet Creator, TopSolid, IMOS või mis iganes toode, eks ole. Ja siis trepi puhul tõenäoliselt Aircon või mis iganes muu lahendus ja kompassid ja teised tarkvarad. Tehakse need tootejoonist valmis, nüüd kinnitatakse klientidega ära. Me saame sealt CAM-data kohe sinna taha, mis tähendab seda, et me genereerime tehasas olevatele seadmetele juba kõik erinevad lõikefailid ära, saagidele anname lahti kõik optimeeritud programmid, mis tuleb tegelikult meil siia sisse. Ongi siinsama see optimeerimistarkvara osa, kus me Cutterid meie jaoks tähendab siis sae optimeerimistarkvara. Eraldi teema on IntelliDivide Cutting, kus me saame ka Altendorfil anda ette optimeerimislõikekava ja lasta ka sealt etiketi välja. Et etiketist ma väga pikalt täna ei jõua rääkida, mis minu jaoks on ka hästi huvitav ja oluline teema, kuidas see flow tegelikult teha, sest tänapäeval käib, et meil ei ole seda suurt paberipakki enam kaasas. Siis on eraldi lahendused, on siis Material Manager, mis on siis ka jällegi pilvepõhine teenus, kus meil on erinevad materjalid sisse toodud. See annab meile lihtsalt ülevaate meie enda jaoks ja me saame optimeerida materjale, me saame Production Manager tarkvaras jälgida seda, mis meil tehas toimub, me saame tagasisidestada seadmetest seda infot, et detailid on tehtud, mis protsessis me kuskil millegagi oleme. See ei tähenda seda, et meil on mingi suur tootmisüksus. Kui sul on ka 3-4 masinat ja on sul 5-6 inimest, siis tegelikult see ülevaade on sul ikka vaja omada, kaugel sul mingi projekt on. Et muidu sa jooksed ikkagi peata ringi ja aru ei saa, kus midagi kinni jääb. Sellest on API ka, et ERB-iga ühildub? ERB-iga saab neid ühilduma panna küsimuse selleks, et seda vaja. Kõik ei ole mõtet ERP-i panna. ERP on sinu rahakott. Kes kasutab ERP-is planeerimist, kes ostab välise planeerimistarkvara ja siis me räägime Production Managerist kui MES tarkvaras, ikkagi tootmisjälgimistarkvarast, mis on täiesti eraldi üksus. Täna on vajadus see, et tegelikult kliendi haldur tegelikult peaks täna oma ülevaadata, mis tehasest toimub, kus tellimused on ja mis ta tuleb vastada. Kliendi haldur? Jah, täna juba mina tegelen nende projektidega, et kliendi haldur näeb, kui tellimust võtab, kuhu ja tehases mahutada, kuhu helistama, ta need enam-vähem ära, millal see valmis võimalik toota, ja kui kliendiga kohtus, ta näeb, kus see pooltoodata jookseb, et see on täna vajadus. Järgmine samm on, et kliendid tahavad ise osaliselt vaadata. Okay. No jah, see on juba, ütleme, 3 sammu eespool kui see, kus me täna oleme. Et me üritame siin kõigepealt rääkida sellest, et meil võiks etikett olla, meil võiks üldse siin võiks meil tarkvara olla ja siis meil võiks siin midagi olla ja siin võiks midagi olla. Meil võiks joonis olla, kas või paberi peal. Tõenäoliselt meil ikkagi enamused, see joonis on täna ikka olemas juba. Julgen vaielda. Okay. Siis ma tunnen sulle kaasa, aga kahjuks joonis on ka veel haruldus. Okay. Aga ma praegu hüppan siit edasi nende asjadega, et siin on erinevad tarkvarasetid, kõigist nendest räägib 16. Raiko meil lähemalt. Ja siis on mobiilsed eraldi online tagasisidestamistarkvarad, miks ma ütlesin ka seda, et pinki tegelikult päris offline'is enam hoida ei saa. Et kui sa tahad tegelikult saada tootmisest infot, et kas sul pink töötab või tööta, sul peal mingid pordid lahti olema, et me saame siia äppidesse info sisse.
kui meie oleme täna siin, sul tootmine toodab, eks ole, siis sa võtad telefoni, vaatad, kas sul pink reaalselt töötab ka või ei tööta. Kui ta seisab, siis sa saad vaadata, miks ta seisab. Et tänapäeval on niisugused lahendused olemas. Siin on natukene teise struktuuriga see välja joonistatud, siis kuidas meil see jada tegelikult käib, et me alustame siit samast sellest joonestusest, läheme production manageri, kus me siis saame kogu data paneme sisse, teiselt poolt tuleb meil kogu siis lahtilõikekava tuleb ka tootmisse ära ja siis hakkame otsast tulema, eks ole, olenevalt siis ettevõtte suurust, millised seadmed meil siin on, et me alustame siis kas tavalist Altendorfist või mingisugusest suuremast plaadisajast automaatsest. Ideaalis tegelikult täna meil võiks olla toodetel etikett peal, kahjuks etiketiga ühtegi pilti praegu ka ei ole, aga ma eeldan enamus teavad, tavaline 80x100 etikett on detaili peal, kus on ribakood, natukene toote infot ja me saame minna järgmisse üksusesse, ehk siis kandimasinasse. Kandimasina jaoks samamoodi, me küll ei kasuta seal ribakoodi, aga etiketi pealt me saame ära näidata juba, kui me kasutame CAD/CAM tarkvara, mis on suur eelis, me näitame ära, millised kandid tuleb peale panna detailile, millised on pikad servad, millised on lühikesed kandid. Et see info tuleb tegelikult kõik siiamaale välja, küll visuaalsel kujul, aga ta tuleb siia. Muud masinad võtavad automaatselt siis? CNC pingid, sinna me saadame juba valmis CNC programmi, mis läheb siia. Loomulikult siit optimeerimisest saagi ka. Tõmbab ribakoodi läbi ja ongi Ja, õige asi on peal, operaator vajutab, paneb detaili õigesti töölauale, ka selleks saab etiketil panna erinevaid abivahendeid, kuidas see detail tuleb sinna paigutada. Detail kinni, vajutad nuppu, annad tuld, on ju. Loomulikult see on see küsimus, kus operaator, mis see pädevuse tase täna peab olema CNC-s. Et sa pead kõrvaga kuulma, kui sul tera teeb imelikku häält, siis sa ikkagi jätad pingi seisma, mitte ei lase lauluga edasi. Ja täpsustan korraks seda, mis ma enne ütlesin, et jooniseid on meil veel vähe, aga eskiise on küll hästi palju. Need arhitekti eskiisid on kõige parem, et need isegi ei allu füüsikaseadustele, et seal on nagu kvaliteet on kõrge, et meil loomeinimesi jagub. Nii, peale CNC-d, miks on etikett veel hästi väärtuslik, on võimalik panna ka sorteerimisriiul, kus me saame panna siis näiteks kapikaupa tooteid riiulisse ja me hakkame neid kokku panna päris siis, kui kõik jupid on kohal. Muidu on see, et mul on üks kapp siin poole ja teine kapp on seal poole ja mul on terve põrandapind kinni ja ma ei saa mitte midagi kokku panna. Et see kindlasti annab oluliselt juurde. Ja etiketi kasutamine, isegi kui sa sorteerimisriiulit ei kasuta, sa tead vähemalt, millise kapi külg või milline element see on, et sul on see info olemas tootmises. Sa saad aru, et muidu sa võtad selle paberipaki ette, sa võtad mõõdulindi, et aru saada, mis detailiga tegu on ja sa üritad teda kuskil seadi panema hakata. Et see on nagu päris keeruline. Nii, siin on lihtsalt visuaalselt veel välja toodud paar siukest lahendust. Võt see on see koht, kus me täna tegelikult Eestis me asendame selle pingi suurenisti vertikaalsete puurpinkidega. Et see on see üsna tüüpiline siuke, ütleme 7-10 mehelise meeskonna tootmisettevõtte täna. Küsin lihtsalt sportlik huvi, et kas sul on märgata olnud ka, kuidas ma ütlen, kuna mainisime ka seda, et hästi paljud kasutavad ka mööblis veel nestit pinki ja mitte saagi, et nestivad ja siis liiguvad. Aga on ka sellist huvitavat lahendust sulle ette tulnud, et keegi nestib tükid lahti ja peale nestingut läheb nüüd vertikaalpinki puurimisse? Ei ole veel. Ja siis ma arvan, et see ettevõte tõenäoliselt kaua ei eksisteeri ka, kui ta niimoodi tahab teha. Aga tegelikult Eestis ei ole palju nestipinke. Eestis ei ole see väga tavaline, et mööblitööstuses kasutatakse neid pinke. On tõenäoliselt võib-olla 10 äkki, vähemalt mina rohkem võib-olla ei tea. Et see osakaal nestipinke, kus rohkem on Austraalia, Kanada, USA. Ma ütlen, meil väheneb see osakaal küll suuremalt, aga ma julgiks öelda, et ühel hetkel ta mingil põhjusel oli hästi populaarne. Okei, sest ütleme neid vertikaalseid puurpinke kindlasti meil siin mitukümmend juba, 30-40 tükki. Et nende osaga kindlasti seda tüüpi saag pluss vertikaalne puurpink, nende osakaal kindlasti on suurem, kui on nestipingi osakaal Eestis. Sest juba tootmismahu poolest on see oluliselt kiirem ja efektiivsem. Sul on paindlikkus tegelikult on natukene rohkem. Sa suudad toota suuremaid mahtusid sellega, sest sa saad plaati lõigata pakis 1-2 kaupa, su puurpink on nii kiire, sa võid 3-4 kaupa lõigata oleneb materjalist. Stack võib olla kuni 8 senti. Väga sõltub sellest pingist. Ja seda küll,
aga see on juba küsimus ka natukene sellest, kuidas sa kontoris asju optimeerid. Või kui sa kööki teed, siis enamus küljed on väga sarnased. Jah, aga sa väga sarnaseid asju, jällegi küsimus on, kuidas sa... Jah, sorry. Minul on testikud täis lavu. Ja temal paneelisaag, siis ega ta ütles, et harva sul on 2 tükki, 3 tükki paneeli. Eritellimus näiteks. Jah. Väga paljud teevad ühe kaupa, nõus. Rohkem, sest me liigume kogu aeg batch size one'i poole, et tegelikult see ongi täna reaalsus. Kes suudab veel teeb 2 kaupa, kes suudab rohkem pikemalt ette planeerida, kes saab teha, siis ta teeb 2 kaupa võib-olla, kellel on suuremad mahud ka. Ja osad sõbrad, ütleme, Halveri möödi, kes teevad hotelle ja laevasid ja muid asju, siis nemad tõenäoliselt lõikavad 4-5 kaupa veel, kus on see kordused ja sarnased tooted, et see on natukene sõltub ka tootmisprotsessi loogikas, kas ma teen üks köök sisse ja välja kohe, või siis ma võtan mitu sarnase värviga asja korraga tootmisse ja siis lasen neid järjest läbi, et see on väga erinevad protsessid ja sellest, kuidas on vaja see lõpptoode kätte saada. Seadusprogrammika on digitaliseeritud tellimused, mis ise komplekteerivad kokku ja pakkuvad hea tootmispäeval välja. Ma ei oska sul kommenteerida seda. Täiesti kasutatakse, et mitmed tellimused siiski sätitas või järjepidevalt, kuidas kõige mõistlikult, kõige kiiremalt valutades seoses tootmisest läbi. Ja see eeldab ka seda, et sul on tähtajas on sul see paindlikkus olemas, sa saad nii pika tähtaega teha, sest enamus täna, kes väga paljud eri mööblitootjad ju nende eelis, mida nad pakuvad, on kiire tarne. Sul ei ole võimalik optimeerida enam nii paljust asju sinna kokku, sa tahad ruttu välja anda. Ja sama teine asi on see, kas sa paned, kui palju käibevahendeid sa suudad materjali alla kinni panna. Teiseks veel tuleb erimööblis aspekt see, et tihtipeale sa teed seda mööblit ehitatavasse kohta ja kui ehitus juba hilineb, siis sul ei ole ühtegi enam võimalust veel kuskilt aega võtta, et optimeerida enda tööd paremini. Esimene hetk, kui sa mõõdu said, sa hakkasid tegema, et see tähtajaks jõuaks enda töö tehtud. Vaata, nii ja naa selle koha pealt, et ütleme 5-6 aastat tagasi väiketootjad kõik ütlesid, et nii-öelda suuremad Eestis, need teevad muid asju, et ütleme 3 aastaga suured õppisid tegema väiketellimusi väga kiiresti ja ka kasulikult, mis tõi väiketootjad ja tegelikult elu kogu aeg muutunud läinud, et see ei ole vahet, et kas sul on väike või suur, tegelikult see turuootus ja olla konkurentsis on tegelikult suht ühed samad ülesanded lahendada. Ja mõtlen suured täna, mul on üks tuttav, kes tellib Läti suured tootjad üksikuid kööke, hind on, ütles, et tüki, tema paneb kokku, see tüki hind on sama, mis Eestis materjalis ja ruudi hind. Ja see on suur tootja, ta saadab lõuniselt sinna, ta protsessib suure tootmise kõrval üksikuid kööke värkama. Et ütlen, et see nutikus ikkagi, et see ühelt asjad kostumaagi teada, et suur või väike ja kuskil loogult puhkama jääb, et turg võetakse peast ära, keeruliseks läheb kõik sättivad ärimudelid ümber. Üldast mainitud ärimudelist aru saamine lühia pikas perspektiivis tegelikult suurtele edukatega väiksed ettevõtlusega võitjavad kogu aeg. Jaa, nõus, loomulikult, aga see olenebki sellest, kus sa ennast positsioneerid, lõpuks tahad kõik ei tahagi suureks saada, kõik ei peagi suureks saama, see ei olegi eesmärk omaette. Et see ongi see, kus sa leiad selle oma klassi ja sa ei pea alati pürgima sinna kõige suuremaks, et seal ei pruugi palju magusam olla. Seal on sul hoopis teised probleemid ja kas sul on seda vaja, et see sõltub ikkagi väga sellest ambitsioonist ja tahtmist, kus sa tahad olla ja mida sa tahad teha. Ja selles keskmises sektoris on päris palju tootjaid, kes ongi, nad teevad küll stabiilset kasvu, nad lähevad sellega kaasa, nad ei jää vaesemaks, nad võib-olla ei saa nüüd miljonäriks, sest kui mina käisin distleriks õppimas, siis mulle öeldi kohe koolis, et selle ametiga rikkaks ei saa, et arvest sellega. Et võib-olla täna saab, ma ei tea, distlerid on üsna hinda läinud. Aga see väga sõltub, kuidas sa positsioneerid ja kuidas seda ärimudelit teed, et kus sa tahad jõuda ja mis see visioon on, eks ole. Okei. Ütleme jah, see on keskmine ja kui me võtame 1-2 mehe pundi, siis tõenäoliselt on meil siin saag, väike kandipink ja siis on meil vertikaalne puurpink. Ja kellel on vaja teha hoopis teistsugust tooteid, siis nad pigem võtavad seda tüüpi pingi, siis annab neile hoopis teise paindlikkuse, puurimis, kõik muud operatsioonid saab seal ikka tehtud. Nüüd, mis tuleb juurde rohkem ja rohkem, ongi need samad riiulid. Siin on puhtalt juba materjaliriiul, siin ees tegelikult saab olema kandiriiul, kus on suuremates ettevõtetes on palju erinevaid kante, siis on digitaalne lahendus kandiriiulile selle haldamiseks, sa tead, palju sul kanti järgi on, millal sa kanti peaksid juurde ostma hakkama, et sul kogu see info jookseb lihtsalt tahvelsüsteemidest peale, et sul ei ole vaja käia kuskil otsimas midagi, et seal tegelikult on digitaalsed lahendused selleks olemas.
ja kokkupanemist samamoodi, et meil on olemas lahendus, kus sa teed lihtsalt piiksu, sa saad aru, milline kapi detail see on, millistega ta kokku läheb ja sa juba visuaalselt näed selle ära, 3D mudelis selle kapi. IMOSE poole pealt räägitakse nii 16 veel, aga ma mainin lihtsalt ära, et samamoodi sa saad seda ribakoodi kasutada lõpuks ka paigalduses ära. Kui sul mingid detailid või kapid, sa pead teadma, kuidas järjestatakse. Et sa ei pea otsima seda suurt kataloogi, kus on kõik see juhend kirjas, vaid sa teed jälle mingi piiksukese ära, kus kohas see köögis paika pannakse, kus sa vanem pead seal kapi. Et kõik need asjad lähevad rohkem digitaalseks. Ja sama lahendus rasterlauapingiga siis. No, kui meil neid on, ehk siis tuleb etikett, tuleb siit pingist peale, mitte ei tule saest peale ja ülejäänud protsess tegelikult päeva lõpuks on nii palju teistmoodi, et sul tõenäoliselt on vaja puurimistüübeldus-pinki siia juurde. Tõenäoliselt vertikaalset pinki. No, selle loogika võib olla see, et sa võtad vertikaalse pingi tüübeldusvõimalusega. Aga see on maru aeglane. On kindlasti 2 korda aeglasem kui niisuguse pingi kasutamine, kui mitte rohkem. Seda arvad, siin ahelas on ka paigaldus, mis sätitud, tähendab, et sa paned õiges järjekorras auto peale ja mitte võtta kõike maha, aga võtadki selles järjekorras maha, mis mõttes üles paned, et jällegi päris korralik kõik tegelikult. Ma ei tea, kedagi, kes suudaks seda täna teha. Tundub väga optimistlik mõtteviis küll, jah. Ei, no see on progressiivne mõtteviis, aga kuidas sinna jõuda, see on nagu küsimus. No, jah. Kus nad selle sorteerimise teevad, millises etapis? Programm teeb juba ära selle, et kui sa hakkad komplekteerima ja kuidas on planeeritud üles paned ja sealt võtab selle algoritmi, kuidas sa pead panema masina peale. Ehk siis lahtilõikuskavad ja kõik muud asjad lähevad selle järgi? Just auto peale see paneb. Seda küll, aga kus see protsess auto peale panek on üks asi ja kus see protsess alguses saab, kas ta tuleb lahtilõikusest juba või ta tuleb CNC-st või toimub see sorteerimine ja kus ta tuleb? No, seal projekteerimist tõenäoliselt ei ole vahet auto järjekorda, aga tõenäoliselt kui sa tuled juba optimeerimist sellega sisse, siis see võib muidugi drastiliselt kasvatada su materjali kulu. Et no see on võib-olla valge melamiini puhul keegi väga ei muretse selle pärast, et see ruutmeetri hind versus paigaldaja hind ja transpordi hind ja kõik see muu jama seal juures ei ole kallis, aga kui me teeme mingit vengespooni või mingit kallimaid eri materjale, siis see võib lõpuks päris kalliks minna. Ja see materjali juurde selles mõttes, kuidas sa auto peale paned ja kuidas sa maha võtad, sul on versus A, sa võtad kõik need pooltoodad. Ei, ma saan sellest aru, aga me peame vaatama pildi teist poolt ka. Just, ja teine suur aspekt on see, et kas kõik need tooted, mida sa tahad auto peale panna, on valmis jõudnud toota. Seda peab niikuinii hakkama kontrollima, tõenäoliselt on seal ka lahendus olemas, kui te autot niimoodi komplekteerite, siis kuskil on mingid signaalid olemas, et mingi toode ei ole jõudnud, ei saa edasi teha seda asja, siis ootame, eks ole. Just siis tekib küsimus, kas sul rekka seisab päev otsa 2 ootab, kuni see viimane kapp ka saab peale või sa pakid selle auto ära saadad. Kui ta sul läheb Rootsi või Norrast tööns, sa ootad ära. Just küsimus on ka sellest, kui suur objekt on, kas sul läheb 1 auto, 2 autot, 3 autot, missuguse autona. Et see on hästi keeruline, nii mitme muutujaga teha. Ei no tegelikult on see kõik, see on huvitav, sest see on oluline osa, sest paigaldus on alati kõige kallim osa, eks ju. Vähemalt mina olen niimoodi aru saanud, et paigaldusest enam kallimat asja mööblis tegelikult ei ole, ma ei tea. Võib-olla keegi ütleb mulle teistpidi. Aga paigaldusinimesed on alati kallid, objekti peale ümber tegemine on kõige kallim lõbu, ja tagasitoomine, see on täiesti kohutav. Ma siin sekundeeriks juba metallisektorist, isegi masinaid täna projekteeritakse niimoodi, et transport oleks olev vägevus. Ja see... Kööki teeme nii, see on arvan, et kes nii ei tee, nii kuidas. Et masina disaineri teevad sellised, et oleks võimalik, kõik jookseks lõpuni välja, et kõik vaatavad ikka terviklikku pilti, mitte ainult seda, mida mina asja teen. Jaa, ei, see protsess on niikuinii sees, küsimus ongi selles, et mis on see fookus, kuidas, kas sa teed köögikaupa, need mastaabid, millest me räägime, on natukene erinevad, et tehnoloogiad. Aga erinevates suurusfirmades ongi erinevad lahendused, nii ongi. Ja rohkem slaide mul ei ole, nii et saab täna koju ära minna. Aitäh teile. On küsimusi? Kokkuvõttes suht julgustav, et seada peab 30 aastat vastu, et näeb olulist probleemi, mida väikesed jaoks veelida.
noh, ütleme, need arenguetapid niikuinii tuleb ju, nagu sa isegi rääkisid väga pikalt, et tuleb kuskilt alustada, et ei olegi mõtet teha kohe gigafactorit, et noh, sa tõenäoliselt ei jõua sellega kohe kuskile. Sest see peab sul müük ja personal ja kõik asjad peavad mitu korda kasvama, et see pingi ostmine on alati kõige lihtsam asi, mida sa teha saad, on pingi ostmine. Aga kui see ülejäänud asi seda ei toeta, siis ei ole sellest kasu. Ja niisugune hästi juhitud pingid, hästi juhitud tootmine, samamoodi olen näinud neid, see ei ole küll garaažiettevõte, aga päris korralik töökohad on sisse seatud ja suures pildis aju ja haldab seda suures pildis üks mees, jookseb mitme pingi vahel, tal mehed käivad abis, teevad mingeid asju, eraldi on paigaldusmeeskond ja noh, väga kõvasti on investeerinud õigetesse pinkidesse enda käe järgi, ta haldab kogu seda hästi, tunneb seda nagu iseenda kätt, kuidas need pingid töötavad, kuidas need vahelasi töötab ja suudab meeletut produktiivsust teha väga väheste inimestega. Ja ma seda ei hakanud täna siia eraldi panema kogu seda automatiseerimist teemat, sest see on hoopis teine teema ja sinna läheb oluliselt rohkem aega, et me räägime täna robotitega kandimasinate laadimisest, eks ole, mis on juba väga suur samm edasi, sest see on alati keeruline, kuidas sa kandimasina materjali ette annad. Tagastusliinid, täisautomaatsed süsteemid, et noh, see on tegelikult projektijäri, et sinna seda ei ole mõtet niimoodi seletada, sest see ei anna kellegi midagi juurde. Tallis ma olen näinud küll, kus operaator oli kuulda pahaks ja 20. See on muidugi väga ühtlusust asja, aga on võimalik. No ega meil väga... Seal on muidugi kõik laadimised, tööstaasimid, operaator tegeleb tõrgetega. No aga ega meil tänased CNC operaatorid, kui me saame asjad tegelikult ikkagi protsessid paika, siis CNC operaatori roll täna on ikkagi suurenisti panna see detail õigesti pinki. Vaadata, et puur oleks terav, eks ole, frees oleks terav ja siis teha päeva lõpus oma koristuspingil ilusti ära. Ja sinna panete 60 000 robot ette ja mees on 20 000. Jah, siis tema tegeleb ainult hooldusega. See tasub aastaga elada. Ei, tavaline manipulaator. Manipulaator tegelikult on ka, vertikaalpinkidel peab ta robot olema ja robot suudab toita vähemalt 2 pinki. Ja siis meil on samamoodi veel häid vanasid 2000 alguse pinke, millel ei ole mõistlikku liidestust tehtud ja operaatorid endiselt peaaegu koodis kirjutavad endale iga programmi ette ja töötavad ka sellised ettevõtted veel. See tasemevahe on hästi suur ja see viis, kuidas sa sinna lähened, on erinev ja erinevatest kohast sa saad end tootlikkusega enamasti pigem ongi, et kui sa mõtled seda meest, kes seal pidevalt kirjutab seda ja nad teevad erimööblit sellise pingiga, et kui nad vahetaksid selle pingi ükskõik missuguse liidestatud pingi vastu, mis käib joonestustarkvarasse, see oleks hoopis teistsugune võitse. No kindlasti, eks seal on juba teised mured nende pinkidega veel, aga ma arvan, et paljud CAD/CAM tarkvarad täna on väga kõrgel tasemel, nad suudavad ka liidestada juba vanemaid pinki, võib-olla tõesti 2000 alguspink on päris keeruline. Selle liidestusvõimalus on, lihtsalt jällegi seal on investeeringu küsimus. Seal on juba investeering pluss ka piirangud, mis operatsioonis tegelikult teha veel ei saa. Okei. Aitäh sulle!